Head kuulajad ja vaatajad. 4. detsembril avaldas USA oma järjekordse riikliku julgeolekustrateegia National Security Strategy ehk lühendatult NSS. Kuna kõnealune dokument on tänaseks kutsunud esile arvukaid emotsionaalseid hinnanguid, püüan seda vaadelda neutraalsemalt seisukohalt. Enne dokumendi sisu juurde asumist on siiski mõistlik selgitada, millega on ülepea tegemist. Esmalt on oluline mõista, et sellise strateegiadokumendi koostab pärast presidendi ametisse asumist iga uus administratsioon ja seetõttu ei ole tegemist kuidagi erakorralise sündmusega. Vastupidi, ümardatult iga 4 aasta järel avaldab USA uue riikliku julgeolekustrateegia. Erandiks oli Joe Bideni presidentuur, kui pärast 2021. aastal uue strateegiadokumendi avaldamist lisati sellele aasta hiljem salastatud täiendus. Oleks naiivne arvata, et kogu strateegiline julgeolekuvisioon laotakse iga kord ilma reservatsioonideta avalikkuse ette. Aga sellest hoolimata on ka avalikustatud tekst küllaltki informatiivne. Dokument lähtub kesksest eesmärgist tekitada kongressi ja täidesaatva võimu ühine arusaam globaalsest strateegilisest keskkonnast ja administratsiooni kavatsustest. See on nimetatute edaspidise dialoogi lähtepunkt, mida võib üldistatult jaotada 4. Esiteks, edastada kongressile täitevvõimu strateegiline visioon ja seeläbi legitimeerida seonduvaid ressursitaotlusi. Teiseks, tutvustada täitevvõimu strateegilist visiooni välisriikidele. Kolmandaks, luua ja hoida täitevvõimu sees konsensust riigi välis- ja kaitsepoliitika küsimustes. Ja 4. on see administratsiooni siseriiklik kommunikatsioon, mis eeskätt adresseeritud presidendi poliitilisele toetusbaasile. Aga mõistagi mitte üksnes sellele. Dokument on sisult üldine ja selle rakendamine toetub tugidokumentides, näiteks riiklikus sõjalises strateegias ehk National Military Strategies esitatud detailiseeritud juhistele. Niisiis ei ole käesoleva strateegiadokumendi näol tegemist mitte ajakavastatud konkreetse tegevusjuhise või plaaniga, vaid pigem kajastab see administratsiooni üldisemat hoiakut, nägemust ja positsioone. Tõsi on see, et USA hiljuti avaldatud julgeolekustrateegias esinevad olulised sisulised lahknevused mitte ainult võrreldes Bideni presidentuuriaegsete dokumentidega, vaid see astub eemale ka Trumpi enda eelmisel ametiajal sõnastatud positsioonidest. Siiski, siinkohal tuleb märkida, et mainitud Trumpi esimene strateegiadokument oli tegelikult ebaühtlane tekst, mille koostamisel andsid tooni välis- ja julgeolekupoliitikat sõnastanud neokonservatiivid. Ilma kahtluseta on seekordne strateegiavisioon oluliselt terviklikum. Kui rääkida teesidest või juhtmõtetest, siis on käesolev strateegiavisioon ootuspäraselt America First ehk nii-öelda Ameerika ennekõike dokument. Trumpi administratsioon on seda nimetanud, tsiteerin, teekaardiks, mis tagab, et Ameerika ehk antud kontekstis USA jääb inimkonna ajaloo suurimaks ja edukaimaks riigiks ning vabaduse koduks meie planeedil. Nimetatud sihist lähtuvalt asub USA kehtestama ja jõustama Trumpi täiendust 19. sajandist pärinevale Monroe doktriinile, millega Ühendriigid kuulutasid Põhja- ja Lõuna-Ameerika ehk nii-öelda lääne hemisfääri oma mõjusfääriks ning ühtlasi suletuks välisriikide huvidest lähtuvatele sekkumistele. Kohe strateegiadokumendi sissejuhatuses öeldakse, et mitte iga riik, piirkond, teema või asjaolu, kui väärt see ka poleks, ei saa olla strateegia fookuses. Välispoliitika lähtub eesmärgis kaitsta peamisi riiklikke huve ehk prioriteete ja sellele antud strateegiadokument ka keskendub. Ideoloogilise väärtuspõhisuse asemele peab astuma huvidepõhine realism. Siiski ei ole päris õige öelda, et USA loeb nüüd väärtuspõhiste strateegiate eksperimendi lõpetatuks. Pigem asendatakse ühed väärtused teistega, esirinnas juba mainitud realismi renessanss. Reastatakse huvid ja soovid, pindmiselt vaadeldakse võimalusi ja hinnatakse vahendeid. Dokumendis tõdetakse, et USA eliit hindas üle riigi võimet rahastada üheaegselt heaolu regulatiivset administratiivset riiki ning selle kõrval ka massiivset sõjaväe, diplomaatia, luure ja välisabikompleksi. Öeldakse otsesõnu, et möödas on ajad, mil USA hoidis atlasena oma õlgadel kogu maailma korda. Küll aga on USA endiselt valmis aitama riike, mis võtavad suurema vastutuse turvalisuse eest oma piirkonnas ja joonduvad oma ekspordipiirangud USA omadega. Samas, loobudes küll nurjumisele määratud globaalse ülemvõimu ideest, näeb USA siiski olulise eesmärgina tõkestada selle sama ehk ülemaailmse, aga vajadusel ka regionaalse ülemvõimu saavutamist mõne teise riigi poolt.
Kaugemaks ja ülimaks eesmärgiks on ehitada Ameerika Ühendriike, mille kodanikud on uhked, õnnelikud ja optimistlikud, et nad jätavad järgmisele põlvkonnale riigi, mis on parem kui see, milles elasid nemad ise. Siinkohal rõhutatakse, et seda visiooni ei ole võimalik ellu viia ilma kasvava arvu tervete traditsiooniliste perekondadeta, kes kasvatavad terveid lapsi. Riigi majandusliku ja tööstusliku võimsuse taastamiseks lubatakse välja juurida DEI ehk Diversity, Equity and Inclusion. See tähendab mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse ideoloogiline programm ning kõik muud diskrimineerivad ja ausa konkurentsi vastased praktikad, tõstes samal ajal uuesti au sisse oskustel ja kompetentsil põhineva töökultuuri. Keskenduda tuleb USA eduka tööstuse alustala tohutu energeetilise potentsiaali ärakasutamisele. Tuleb taastada USA energeetika ülemvõim nafta, gaasi, kivisöe ja tuumaenergeetika vallas. Samuti lükata tagasi katastroofilised kliimamuutuse ja nullheite ideoloogiad, mis on tõsiselt kahjustanud Euroopa majanduse konkurentsivõimet, aga ähvardavad ka USA'd. Vastavalt strateegiliste huvide fookusele ja nende tähtsuse järjekorrale jaotub dokument maailma piirkonnad 5. Läänepoolkera, Aasia, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika. Ehkki vaatlemisväärsed on kõik 5, praegu eriti Läänepoolkera ja Aasia, keskendun aja kokkuhoiu mõttes meie vaatest kõige lähemale ja olulisemale, Euroopale. Fraktsioonikaaslane Rain Epler on juba teinud tänuväärset tööd ja avaldanud vastava peatüki tõlke oma Facebooki seinal. Kuid kuna originaaldokument on koostatud lihtsalt loetavas keeles, julgustan huvilisi sellega ka laiemalt tutvuma. Esiteks on kindlasti märgilise tähtsusega, et Aasia on prioriteetidest rääkides asetatud Euroopast ettepoole. Et mõista sellise rõhuasetuse tähendust ja tähtsust nii käesolevas hetkes kui ka tulevikku vaatavalt, ei pea olema eriti nutikas. Seejuures on tähelepanuväärne, et erinevalt Bideni aegsest visioonist ei tõsta strateegiadokument Hiinat esile kui USA ees seisvat suurimat väljakutset ja just samuti ei leia potentsiaalse ohuna käsitlemist Venemaa. Viimast kirjeldatakse jõuna, millega koostöös on vaja Euraasias saavutada strateegiline stabiilsus. Kusjuures seda kõike eeskätt Euroopa enda huvides. Etteruttavalt olgu seejuures öeldud, et dokumendis sisalduv kriitika ongi peamiselt reserveeritud just Euroopale. Nagu tuleb aga teksti lugedes tunnistada, mitte ilma põhjuseta, sest teatavasti keeldub endiselt eneseimetluse kütkes elav Euroopa peeglisse vaatamast. USA kinnitab, et soovib jätkata toetust liitlaste vabaduse ja julgeoleku tagamisel Euroopas, kuid paralleelselt näeb vajadust taastada Euroopa tsivilisatsiooniline enesekindlus ja lääne identiteet. On märgiline, et dokument ei maini mitte kordagi Euroopa Liitu, andes selle asemel selgelt mõista, et Euroopa tulevik on rahvusriikide, mitte riikide üleste organisatsioonide päralt. Euroopa poliitilise elu turgutamisele toetamisel soovitakse eelistada patriootlikke parteisid, samuti nähakse vajadust kultiveerida vastuseisu praegusele murettekitavale allakäigu trajektoorile paljudes riikides. Euroopat süüdistatakse poliitilise opositsiooni allasurumises ja kritiseeritakse sõnavabaduse piiramise, massregulatsioonide ja kontrolli alt väljunud immigratsiooni pärast. Murekohana märgitakse ära ka põliselanike madal iive. Sedasi hoiatatakse selgesõnaliselt, et praeguste trendid jätkudes on Euroopa 20 aasta pärast tundmatuseni muutunud. Seetõttu on põhjendatult kahtlane, kas teatud Euroopa riigid suudavad säilitada piisavalt tugeva majanduse ja relvajõud, et jääda USA usaldusväärseks liitlaseks. Küsimus on seejuures ka Euroopa etnilisest, kultuurilisest ja religioossest transformatsioonist tingitud ohtudes. Euroopa islamiseerumine tõstab põhjendatult küsimuse sellest, mil moel hakkab see mõjutama ka Euroopa enesemääratlust ja ühes sellega poliitilisi valikuid. Eeltoodu foonil siiski rõhutatakse, et transatlantiline side ei purune. Ehk Euroopa jääb USA-le strateegiliselt ja kultuuriliselt elutähtsaks. Seepärast julgustab Trumpi administratsioon oma poliitilisi liitlasi Euroopas edendama rahvusvaimu taassündi. Põhjust optimismiks andvad patriootlike Euroopa parteide mõjukasv. Ukraina küsimuses tõstetakse esile Euroopa riikide ebarealistlikud ootused. Ühtlasi korratakse üle, et Ühendriikide huvides on saavutada kiire vaenutegevuse lõppemine, hoida ära sõja eskaleerumine ja laienemine ning taastada tingimused strateegiliseks stabiilsuseks suhetes Venemaaga. Eurooplasi nähakse pigem nõrkade ja ebaadekvaatsetena.
Nenditakse, et valdav enamik Euroopa riikide kodanikest soovib rahu, aga paraku ei kandu see soov üle nende riikide valitsuste poliitikatesse, kuna demokraatlikud protsessid on pärsitud ja õõnestatud. Paljuski just seetõttu on USA sunnitud tegema lõpu arusaamisele, nagu oleks NATO laienemine igikestev ja tingimusteta. Lõpmatu laienemise ja suureneva võimsuse vahele ei või võrdusmärki kirjutada. Strateegiadokumendi Euroopa osa lugedes on võimatu mitte märgata ühisjooni USA president J.D. Vance'i poolt veebruaris Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnega. Mäletatavasti väitis Vance toona, et Euroopa peamine oht tuleneb mitte Venemaa või Hiina suunalt, vaid demokraatlike normide õõnestamisest. Eriti teisiti mõtlemise ja sõnavabaduse mahasurumisest ning opositsiooniliste häälte tõrjumisest. Vahetult enne konverentsi pidas president Trump telefonivestluse Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mille tulemusel saavutati väidetavalt teatavad eelkokkulepped võimalikeks läbirääkimisteks. Olles ise välistanud igasuguse diplomaatilise suhtluse Venemaaga, tundis Euroopa end protsessist kõrvalejäetuna ja asus mitte ainult nõudmisi esitama, vaid käivitas ka mitmeid salasepitsusi Trumpi-Putini liinil toimuva suhtluse nurjamiseks. Hiljem lõppev aasta jooksul nähtu on sama mustrit vaid kinnitanud. Euroopa nõuab kohta läbirääkimiste laua taga, raiudes samal ajal, et Venemaaga olevat mõttetu midagi läbi rääkida, sest tema kinnitusi ei saa nii ehk naa usaldada. Olgem ausad, paraku on rahvusvahelisel diplomaatial olnud viimastel aastatel tõesti väga viletsad ajad. Üha sagedamini kõlavad isegi hinnangud, et klassikaline diplomaatia on Euroopas surnud. See, mida veel diplomaatiaks nimetatakse, on olnud väga ühesuunaline rammimine, olemuslikult sarnane poliitiliste huvide pealesurumisele sõjalise jõu abil. Tuumne arusaamine, et diplomaatiat praktiseeritakse mitte suhetes sõpradega, vaid just nimelt erimeelsuste või koguni tülide ületamiseks ilma sõtta jõudmata, on pildilt välja tõrjutud. Hiljuti avaldatud raamatus pealkirjaga Suurriikide diplomaatia pakub USA endine asevälisminister A. Wes Mitchell veenva argumendi diplomaatia kui strateegilise tööriista kasuks olukorras, kus väljakutsed ületavad nende lahendamiseks kasutada olevaid ressursse. Mitchell selgitab, et diplomaatiat on aastakümneid valesti mõistetud ja ka väärkoheldud. Selle asemel, et seda säilitada läbirääkimiste, liitlassuhete loomise ja sõdade vältimise kunstina, degradeeriti see halliks rahu haldamise metoodikaks, bürokraatlikuks praktikaks. Diplomaadid ühinesid rahvusvaheliste juristide ja mittetulundusühingute ning akadeemilise maailma ekspertidega, et moodustada ilmalik vaimulikkond, mis asus valitsustele reegleid kehtestama. Iroonilisel kombel on sellisel diplomaatia kui halduse käsitlusel sama ühepoolne suund kui poliitika pealesurumiselt sõjalise jõu abil. See ei suuda mõista, et strateegia peaks ühildama eesmärgid vahenditega, ise samaaegselt muutuvate oludega kohanedes ja vajadusel taktikat kohendades. Selline viga piirab oluliselt valikuvõimalusi olukordades, kus poliitika ebaõnnestub või kohtab vastupanu. Kuivõrd Mitchell on USA strateegiadokumendi arvatava koostaja Elbridge Colby kauaaegne kolleeg ja mõttekaaslane, pole raamatu ilmumise ajastus ilmselt juhuslik. Teemat kokkuvõtvalt viitan väljaande New York Post artiklile, mille autoriks on Wall Street Journali ajakirjanik ja välispoliitika uuringute instituudi teadur Dominic Green, ning mis kannab kõnekat pealkirja Jõuetud eurooplased suudavad vaid vihastada, kui Trump nad õigustatult Ukraina leppest välja jätab. Artiklis avaldatakse imestust, et eurooplased eelistavad pigem riskida sõjaga Putini tingimustel kui rahuga Trumpi tingimustel. Eurooplasi kirjeldatakse patsifistidena, kes tahavad iga hinna eest sõda jätkata. Mõõkadeta sõdalastena, strateegidena, kellel pole sõjast aimugi. Liitlastena, kes üha uusi vandenõusid sepitsedes naeravad oma Ameerika patrooni ja kaitsja üle, kui too püüab lõpetada sõda, mida nende edevus aitas alustada ja mis ähvardab nad suurde viletsusse paisata. Ühtlasi võrreldakse eurooplasi väga tabavalt lastega, kes püüavad oma ebaküpsuse tagajärgi vältida jalgu trampides, sest vanemad pole nende hinnangul olnud õiglased, ent kes samal ajal sirutavad vanemate poole käe täiendava taskuraha saamiseks. On tõsi, et USA uue julgeolekustrateegia elluviimine omab potentsiaali tuua kaasa globaalse ulatusega muutused. Ning sellel võivad omakorda olla vahetud mõjud ka meie julgeoleku olukorrale. Kahtlemata peaks kaardistama võimalikke muutusi ja sellega seoses formeerima ka plaanid erinevateks stsenaariumiteks. Aga ometi on see kõik praegu vaid teoreetiline.
Globaalses mängus on mitmeid muutujaid, midagi ei ole nii-öelda betooni valatud. Pealegi, arvestades, et juba aasta pärast toimuvad USA's vahevalimised, võib paljugi muutuda ka Washingtonis. Täiesti võimalik, et demokraatidel õnnestub kongressis ülekaal saavutada. Just samuti ei tohi alahinnata teatud süvariiklike struktuuride huve ja nende käsutuses olevaid jõulisi hoobasid. Ebaselguse tingimustes öeldakse sageli, et ju annab aeg arutust ja toob täiendavat selgust. Ent just samuti öeldakse, et tuleviku ettenägemise võime on üks esmaseid intellekti ilminguid. Selle viimasega on Euroopas aga lood kahetsusväärselt äbarad ja Eesti pole siin kahjuks erandiks. Suutlikkus mõista kujunevaid tendentse ja ühes sellega kohaneda muutustega on haletsusväärselt piiratud, peaaegu olematu. Sel nädalalgi Euroopa Liidu areenil toimuvad protsessid Venemaa suveräänsete varade faktiliseks konfiskeerimiseks on selle tõdemuse elavaks kinnituseks. Aga nimetatud teema juurde tulen lähemalt oma järgmises kommentaaris. Tänaseks tõmban aga joone alla ning tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Ühtlasi valmistun sel nädalal joont alla tõmbama kogu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile sel hooajal. Kui peate seda ettevõtmist vajalikuks ja toetusväärseks, siis info omapoolse panuse andmise võimaluste kohta leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!